teater noore isiksuse kujundajana. Jah, et mina olen tegelikult praegu siin, võiks öelda, moderaatori ülesannetes ja vähem näitleja ja lavastajana ja veel vähem festivali juhina, pigem nagu üritaksime nendel teemadel rääkida, mille sees me igapäevaselt ise liigume ja mis meid on läbi elu siis puudutanud ja saatnud. Ja järgneva 45-50 minuti jooksul me siis seda teeksime. Ja kõigepealt ma tutvustan siis neid inimesi, kes on palutud sel teemal sõna võtma ja kaasa rääkima, mõtteid avaldama. Kõigepealt siis Mari-Liis Lill, temaga juba täna tutvusite, näitleja ja lavastaja, ja nagu kuulsite, hetkel on temal käimas meie teatris proovid dokumentaallavastusega Teises toas, mis esietendub siis juba aprillikuus. Siis on meil siin Maris Praats, kes on noorteportaali T5 sisuloome tiimi koordinaator. Ta on vabatahtlikuna noorte valdkonda panustanud juba üle 4 aasta, nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil. Gümnaasiumis õppis Maris teatri, filmi ja meediaklassis, käis näiteringis ning peab end seetõttu ka pikaaegseks teatrisõbraks. Kaie Branno. Tema on noorteinfo ekspert. Kaie on noorte valdkonnas töötanud juba 10 aastat, olnud nii noorsootöötaja, näiteringi juhendaja kui ka noorsootöö koordinaator. Täna töötab ta Haridus- ja Noorteametis peaeksperdina noorteinfo suunal ning seisab hea noorteinfoportaali T5 eest. Erik Richard Salumäe, lavastajatudeng EMTA lavakunstikooli 30. lennust ja et tagasi kuulsite, mis neil, kuidas ta on meie majaga praegu seotud, nii et ootame vaatama teid ka tema osalusel loodud lavastust. Ja Aili Teedla, Rakvere gümnaasiumi õpetaja, kes on aastate jooksul noortesse teatripisikut süstinud nii Rakvere rahvamajas kui hiljem Rakvere gümnaasiumis. Tema käe all on aastate jooksul sirgunud suur hulk Rakvere gümnaasiumi teatriansambli noori. Ja Aili näitejuhi haridus on pärit Tallinna pedagoogika ülikoolist, ehk siis nüüdsest Tallinna ülikoolist. Ja. Nii et sellise ühisnimetajana võib öelda, et kõik siin paneeldiskussioonil osalejad on seotud teatriga ja on seda jätkuvalt. Ja siis võib-olla sellise sissejuhatava küsimusena küsiksin, et võtke palun igaüks mõne lausega kokku, et mismoodi teater on teid kui isiksust kujundanud. Hakkame Kaie äkki teist peale. Ma mõtlesin tükk aega selle peale, kuidas on mõjutanud mind tänasel päeval. Et kui ma mõtlesin tagasi selle ajale, kui ma noor olin, siis minu vanaema vedas mind mööda teatrisaale ja oli ka neid etendusi, millest ma ei saanud mitte midagi aru ja mõtlesin, miks ma pean siin istuma. Ja tegelikult nüüd tagasi vaadates need kõik on andnud mulle midagi, mida ma kannan endas ja ma oskan võib-olla väärtustada sellist vaadet erinevatele elutahkudele, ütleme siis nii. Ja ma tunnen ka endal sellist nagu vastutust, kui ma töötan noortega või noorsootöös, et anda ka tänastele noortele võimalust näha elu erinevaid tahke ja teha seejärel endale mingisugune otsus või kujundada enda arvamus läbi selle. Aitäh. Aili, kuidas teiega? No teatripisik on juba lapsest saadik sees ja arvata on, et see kujundas mu elu nii palju, et minust on saanud nagu näiteringi juhendaja. Näitlejat minust ei saanud, iluuisutajat, milleks väga tahtsin saada, aga kuna uisut sain alles 10-aastaselt, siis oli ilmselgelt hilja. Ja nagu eelkõneleja ütles, lapsest saadik nii vanemate kui klassiga juba seda, et kooliga koos käies teatris ja õhtuti peale etendust mängides läbi kõik need erinevad rollid oma peas, samastudes mõne isikuga. Et kujundamisel on
suur roll. Ja hea, et ma saan süstida noortele seda usku ja rõõmu, näha, vaadata teatrist ja noppida sealt omale meelepäraseid, toredaid emotsioone. Aitäh, Maris! Minul on andnud kindlasti teater, kui rääkida just näiteringis käimisest, juurde julgust, enesekindlust ja samas huvi erinevate etenduste vastu, luule vastu ja ka raamatute vastu üleüldiselt, et minu jaoks on teater olnud see koht, kus ma saan ennast võimalikult hästi väljendada ning seetõttu ennast ka rohkem avada. Maris! Ja ma arvan, ma ei töötaks teatris, ma istuks täna siin, kui mind ei oleks teater mingis õrnas eas väga palju puudutanud. Ma võib-olla räägin paari konkreetse näite najal lihtsalt, et mida on andnud loomulikult kogu see vaimne ruum ja see on nii lai ja abstraktne, aga ma siiamaani tegelikult on näiteks mõned tsitaadid mingitest lavastustest, mida ma käisin vaatamas seal õrnas teismeeas ja mis mul on siiamaani meeles ja mis on mind kuidagi kandnud. Ma mäletan, ma käisin Elmo Nüganini Pianolat, see oli hiljaaegu vist telekast ka, vaatamas kuskil seal, ma arvan, 14-15 aastaselt ja ka mitu korda ja ma mäletan seda mõtelt seal 14-15 aastaselt, et peaks sellest esimesest armastusest ikka vist kuidagi kinni hoidma, et pärast läheb nagu keeruliseks, et kui vaatan siin. Või mingid hetked sellest samast lavastusest, kus Anu Lamp, ma mäletan, ütleb ka Anu Lambilikul viisil, et aga rääkige siis lõhest. Ja või samamoodi üks tsitaat, mis ma mäletan, ma kirjutasin alati igale poole, kui kuskile tuli kirjutada sõpradele või nii, see oli lavastusest Kunst, umbes ka, ma arvan, selles samas eas. Ma mäletan, ma ise juurdlesin, arutasin sõpradega selle üle väga palju, selle konkreetse lause üle ja siis seda kirjutasin igale poole, see tundus väga lahe lause ja siiamaani ma mäletan seda, see kõlas niimoodi. Kui mina olen mina, sellepärast, et mina olen mina ja sina oled sina, sellepärast, et sina oled sina, siis mina olen mina ja sina oled sina. Aga kui mina olen mina sellepärast, et sina oled sina ja sina oled sina sellepärast, et mina olen mina, siis mina ei ole mina ja sina ei ole sina. Ja ma ütleks, et need hetked on kasvatanud mind selleks, kes ma olen, siiamaani juurdlen selle tsitaadi üle. Kui vana sa olid, mis ajast see mõte sind saadab? Ma arvan, kuskil 14-15 aastane, kui ma hakkasin rohkem teatris käima, nii et juba üle 20 aasta. Ja läks otse alateadvusse siis? Jah. Jäi kuplasse pidem. Aitäh, Eerik! Ma ka mõtlesin päris pikalt selle küsimuse peale ja raske on võib-olla niimoodi kõrvalt hetkel näha, aga mulle tundub ka, et ma tahtsin lihtsalt öelda, et enne lavakunstikoolis käimisest ma käisin Vanalinna hariduskolleegiumi teatriklassis ja kust algaski vist minu teatritee kuidagi pool juhuslikult, sest et enne seda ma ei käinud põhikoolis tegelikult väga palju teatris. Mul kuidagi ei olnud seda kokkupuudet, ma kuidagi sattusin sinna, aga siis ma mõtlesin ka, et ma tahaks just välja tuua selle empaatia võime kasvamise ja selle, et on võimalik suhestuda ja seda, et ei pane inimesi lahtrisse ja ma tahtsin sellest rääkida vist ühe kuidagi näite kaudu, kust mul on teatrist olnud otseselt endale kasu, mis pole võib-olla asi, mida peaks tegema, aga kuskil seal 10. klassis ma arvan, et ma ei saanud diagnoosi, aga ma vist põdesin suht raskelt läbi mingit depressiooni ja siis 11. klassis me pidime lavastama katkendit mingisugusest draamateosest, ma võtsin Tšehhovi Ivanovist lõpu. Ivanov on siis mees, kes on ka kuskil väga raskes kohas endaga. Ja ma mäletan, et kui ma tegin seda, siis ma üritasin leida selle kaudu vastust mingitele endas olevatele küsimustele. Ma ei tea, see ei ole otseselt praktika, mida vist peaks tegema teatris, et enda mingisugusele isiklikule suurele probleemile nagu teiste kaudu niimoodi otsima, aga see oli see, mis ma tegin ja ma arvan, et sellest oli tollel hetkel väga-väga palju kasu, kui ma vaatasin reaalselt, et mitte ei lugenud kuskilt raamatust, kuidas mingisugune situatsioon kujutanud ette, kuidas mingi situatsioon välja näeb, vaid ma reaalselt vaatasin oma silmaga, kuidas seda lahti mängitakse ja kuidas need vastuolusid siis on näha ja kuidas need toimivad. Et see on mingi hästi suur vahe vist, et see on visualiseeritud kuidagi, sellest on hästi palju kasu olnud. Aitäh. Jah, kui ma mõne lausega püüan kokku võtta seda ka, kust mina olen tulnud, et kuna olen pärit sellisest
külakeskkonnast või väikesest alevikust, kus ütleme siis niimoodi, et 300 meetri raadiuses olid koos kool, spordiväljak, staadion, kultuurimaja ja veinivabrik. Et siis just see viimane oli nagu ühe külakeskkonna jaoks nagu väga tugev mõjutaja, et sellest niimoodi läbi tulla, et mitte lõpetada selle sama poe kuskil tagaosas meestega vahvat juttu jõmistades, et need on nagu väga, väga tõsised asjad ja ma pean just olema tänulik sellele kultuurimajale, mis sellesse perimeetrisse jäi ja näiteringidele, et sealt kaudu ma olen ilmselt saanud tuge sellele, mis mind on aidanud ka inimesena siis vee peal hoida. Aga nüüd, kui me siit endast pisut kaugemale läheme ja proovime üldistada, et praegu me tõime igaüks personaalselt välja neid kvaliteete, et mis teda konkreetselt on mõjutanud, aga kui me püüame nüüd kaardistada, mis oleksid üldse need väärtused, kvaliteedid, mida teater võiks või peaks ühele noorele inimesele tema kujunemisteel kaasa andma, et kas te oskate midagi välja tuua ja võib-olla ka siis mõningate näidete abil. Kes tunneb, et soovib vastata, andke märku. Ja ma võtaksin kinni sõnasabast, et kui rääkida tõesti sellistest üldisematest kvaliteetidest, siis see sama empaatiavõime või ka näiteks kujutlusvõime, mis tegelikult ju on otseselt seotud, et olukorras, kus me teame, et loetakse vähem raamatuid ja ilmselt ei loeta kunagi nii palju raamatuid, kui loeti nõukogude ajal, siis teater on see võimalus neid samu kvaliteete, mida me võib-olla siis raamatute kaudu nii palju enam ei suuda noortele jagada, ikkagi jagada seesama, et ma samastun, ma elan kaasa, ma nutan koos selle tegelase, naeran koos selle tegelasega ja ka tihtipeale ikkagi ju teatri keeli on väga erinevaid. Kui me räägime ka mingist kujundlikumast keelest, käisin eile ise üle pika aja teatris ja tõesti oli väga suur rõõm, väga soovitan, kes ei ole kirja pannud õhtul vaadata Renate Kerdi lavastust, et rääkides sellisest teatrikeelest, kus esiteks ei räägita üldse midagi ja võib-olla siis suhestutakse läbi kujundi, siis see tegelikult ju kasvatab kujutlusvõimet, ma pean ise tõlgendama, ma pean ise hakkama mõtlema, olema loov, et üldse aru saada sellest, mis toimub ja selle läbi jällegi ju tegelikult, mida kujutlusvõime meiega teeb, kui me ei suuda ennast kujutleda teise inimese olukorda, siis meil on siin maailmas väga raske hakkama saada. Ja seda ju ideaalis võiks teater teha. Ja mis ma veel eile mõtlesin teatris olles, ilmselt ei ole maailma kõige originaalsem mõte, aga et just nimelt seesama aeg, kus me elame, kus me kõik 2 meetri kaugusel üksteisest maskidega liigume ja üleüldse ka meie mingi rahvuslik kvaliteet, kus me võib-olla ei ole nii varmad kuidagi mingeid oma isiklikke asju jagama või kohe looma sellist isiklikku vahetut kontakti, siis võib-olla sellepärast me olemegi nii suur teatrirahvas ja teatrisõbrad, et teatris me julgeme seda teha. Meil on see tuli kustus, eks ole, aga see sama vahetu kontakt mingil moel ikkagi toimib, ilma et ma peaksin ennast tutvustama või kuidagi ebamugavalt tundma, et ma olen ikkagi kontaktis. Jah, teater on selles mõttes maagiline jah, et ma olen ka mõelnud, et just nendel viimastel kuudel teatris käies, et see vahetu kontakt muutub nii vahetuks, et tundub, et isegi koroona ei levi nagu pimedas, et kui alguses on kohustus maske kanda, et siis kui pimedaks läheb, et siis mõnel inimesel läheb see eest ära, sest et tundub, et pimedast äkki ei levi, et võib-olla me ka usaldame liiga palju seda teatrivahetust või et see on ka üks teema. Aga Maris, sa ennem tõid välja selle, et see on andnud sulle esinemisjulgust. Mida sa veel kirjeldaksid, et see on konkreetselt sind puudutanud, aga mis sinu vanuseid inimesi, sinu kaaslasi, oskaksid sa midagi välja tuua? Ma usun, et võib-olla ka niisugust toodi ka juba välja, et rolle, et erinevaid, et milliseid rolle üldse olemas on ühiskonnas ja samuti ka niisugust üleüldist inspiratsiooni. Et paratamatult kooliõpilased peavad väga palju ju ka kirjutama ja tuleb väga palju kasuks, kui silmaring on lai. Ma võib-olla täiendaksin noorteinfo kontekstis, et kui noorteinfo eesmärk on anda
noorele kvaliteetset ja usaldusväärset infot elu erinevatest teemadest ja valdkondadest, siis teater võib-olla annab ka teatud vastuseid, justkui mida noored otsivad, et erinevatel eluetappidel me otsime erinevaid vastuseid, püüame leida oma küsimustele vastuseid, näha erinevaid lahenduskäike, et siin ma usun, et on teatril ka kindlasti suur roll, kui üks noor inimene tuleb ja vaatab ühte etendust, ta näeb, et ka nii on võimalik võib-olla mingeid asju lahendada või ka selline võib olla see lõpptulemus, et annab ka kindlasti selliseid vastuseid, mida me otsime oma sees. Aili, te olete kõige pikema kogemusega teatripedagoog meie seas siin, et te kindlasti olete enda jaoks nagu selle teema risti ja põiki läbi mõelnud, et milliseid kvaliteete teie välja tooksite, mida ühele noorele inimesele võiks kaasa anda teater? Nad hakkavad rohkem lugema, usuta või mitte. Et tavaliselt ikka kõik õpetajad aeg-ajalt ütlevad, nii nad üldse ei loe, nad ei taha lugeda. Väga abiks on, kui on siis Eesti või muu klassika. Et kui nad ei loe raamatut, tulevad, vaatavad etendust. Kui nad on etenduse ära näinud, siis nii mõnedki võtavad ka raamatu kätte ja siis saab diskuteerida juba teemal, mida tehti etenduses, missugused lahendused on näidendis, raamatus, samamoodi nagu filmidegagi. Ja tõepoolest, kui inimest ikka huvitab, talle läheb etendust korda, on saanud seal mingisugused küsimused või vastused oma küsimustele, et mingil hetkel siis ta vaatab ja võtab selle raamatugi kätte. Eerik, sa rääkisid sellest väga isiklikust olulisest hetkest või sündmusest, mis sul aitas mingisugusele küsimusele või probleemile vastuse leida, aga milliseid kvaliteete sa veel oskaksid nagu välja tuua, et mis oleks sellise üldistusjõuga, et mis oleks universaalsed ja need peaksid olema teatris esindatud? Grupitöö ja grupis töötamise dünaamika või see, et ma ei ole üksi, et kui võtta mingi konkreetne, et me teeme mingit, et on mingi üks näidend, mida me kõik koos siis lahti muugime ja mida me hakkame lahti mängima, et siis just see, et ei saa jääda üksi nurka, vaid sa pead päriselt kuulama, mis teisel on sulle öelda, mitte tegema nägu, et kuulama, ja siis üritama teha koostööd, et sul on reaalne vajadus, et te peate koos seda ühte asja ajama, sest et muidu meie see kollektiivne töö lihtsalt ebaõnnestub, et see kvaliteet, et ma ei ole üksi ja et oskus näha seda mingit suuremat pilti, et me kõik töötame mingisuguse ühise eesmärgi nimel, et see on võib-olla hästi oluline faktor ja selle kõige juures, mida kaasa võtta, et kuidas koos ajada ühte asja ja koos seda säilitada mingisuguse asja kompositsiooni, et luua tervikut. Jah, aitäh. Jah, siia jäi juba sõelale mitmeid asju. Empaatiavõime, koostöö, olulisus, siis esinemisjulgus kindlasti, lugemisharjumus, vajadus teadmiste järele, vajadus kultuuri järele, et tunduvad nagu sellised abstraktsed ja üldised teemad, aga samas me ei saa kuidagi mööda vaadata, et need ei ole olulised, eks. Aga kui me nüüd vaatame seda teist poolt ka, et kuivõrd need teemad võivad kõlada ka ühe noore inimese jaoks teinekord õõnsana, et kas on äkki mingisuguseid teemasid, mida teater ei peaks nagu puudutama või see ei ole nagu teatri ülesanne rääkida noorega mingil teemal või anda mingisugused teadmisi kaasa, et võib-olla see hirmutab hoopis noore ära või et kas on mingisuguseid selliseid valdkondi, millega teater ei peaks tegelema noorte puhul? Alustame noortest. Ma arvan, et kõik erinevad teemad on väga teretulnud. Mulle endal meeldib just suke probleemide lahendamine või probleemidest rääkimine, näiteks nagu oli see, tutvustati meile lähisuhtevägivalla etendust. Ma usun, et nendest asjadest võib rääkida ja võib-olla just teater on see, kus rääkida sellest kõige paremini. Ma täiendan siia juurde, et TV-Ida portaaliga me teeme
iga-aastaselt uurime, et mis on need teemad, millest noored tahavad lugeda, tahavad rohkem teada saada, siis tegelikult vastuseid tuleb seinast seina, et need katavad praktiliselt kogu meie elu ära. Ja väga palju tuuakse ka välja, et tuleb rääkida ka nii-öelda tabuteemadest, et nad tunnevad puudust sellest, et nendest ei räägita, neid vaikitakse maha, nad ei saa tegelikult vastuseid ja tegelikult teater on see koht, kus saab ka rääkida nendest teemadest, näiteks ka see lähisuhtevägivald, et see on väga hea näide sellest. Et noored otsivad vastused ja nad tahavad nendel teemadel rääkida. Aili, kas saab küsida nii pidi, et kas on mingid teemad, mis löövad nagu noore lukku, et sa ei saa nagu otse minna selle teema juurde, pead sa kasutama mingisuguseid teisi kanaleid või on mingid teemasid, mida parem ei ole teatripedagoogina mõtet puudutada? Puudutada on mõtet kõiki teemasid ja ütleme, kui minul on oma kena grupikene, meil on märksõna on usaldus. Ja ka ükskõik, missugust etendust me parasjagu teeme, me räägime inimlikul tasandil kõikvõimalikel teemadel, aktuaalsetel teemadel, poliitilistel teemadel ja teater ongi selleks, et siin on see nagu vahetu kontakt. Filme võib teha maa ja ilm kõikidel teemadel, aga teatris on kuidagi need inimesed siinsamas praegu räägivad minuga ja puudutavad seda teemat, mis on mulle nii valus, aga nad teevad seda ja ma õpin sellest. See sama suurepärane, et sellisel teemal etendust teete, et mis on ka ju tabu paljude inimeste jaoks. Me ei räägi sellest, seda pole olemas. Mari-Liis, võib-olla siit annabki jutu järgi üle või kui sul haagib selle teemaga selles mõttes, et nagu sa ka rääkisid, et te mõtlesite nende teemade üle, et kuidas sa räägid selliste inimestega, kes on seda vägivalda pidanud normaalseks ja peavad endiselt normaalseks, et kuivõrd see tabuteema nagu teie jaoks seda materjali valides ja sellele teele asudes oli selline tõsine punkt, et kas seda tasub ette võtta või et paratamatult see mõjutab ju sind kui inimest ka igapäevaelu sul, et mismoodi sa selle endast läbi lased, mismoodi sa sellega hakkama saad, et kas sa haldad selle ära? Jah, ega selliste teemadega ei tea kunagi lõpuni, kas sa haldad seda ära, eks siis aprillis vaatame, kas ma veel olen inimeste hulgas. Aga seda teemat laiendades mulle tundub ka, et ei ole ju teemat, millest ei tohiks või ei saaks noortega rääkida ja pigem võib-olla see ongi teistpidi, et nad ootavad, et nendega räägiks nendest asjadest, millest võib-olla on ebamugav rääkida. Ükskõik, on see siis vägivalla teema, narkootikumide teema, igasuguste seksuaalsuhete teema, need on ju tihtipeale ikkagi need, millest arusaadavalt meil ei ole väga lihtne üksteisega rääkida, eriti kui seal on mingi põlvkondlik vahe ja nii edasi. Ja küsimus on pigem, kuidas rääkida. Et kas ma räägin sellest niimoodi, et lihtsalt verd lendab, eks ole, ja me peksame kõik sodiks ja siis kummardame, läheme minema või me räägime sellest mingi nurga alt, mis on kuidagi edasi viiv. Ja tegelikult samamoodi mulle tundub, ma ise kuidagi loojana püüan jälgida seda piiri, et ega ka noored inimesed, ma eeldan või meenutades ennast noore inimesena, ei taha kuulata ainult sellistel hästi probleemsetel teemadel jutte. Et see ei tähenda, et meid ainult nagu huvitab seks ja narkootikumid, eks ole. Et tegelikult täpselt samamoodi tuleb tuua seda maailma, mis on võib-olla just nimelt poeetilisem või kuidagi kujundlikum ja lugeda noortele hoopiski Juhan Viidingu luulet õhtu otsa on tegelikult, ma arvan, sama oluline, kui rääkida tegelikult lähisuhte vägivallast, et need ei ole nagu üksteist välistavad teemad. Või samamoodi näiteks noorsooteatri kontekstis mind isiklikult puudutas väga üks lavastus, see on küll juba mitte selle hooaja lavastus, aga Apelsini tüdruk, mida lihtsalt väga soovitan ka tulla noorte inimestega vaatama just selle teema püstituse osas, mis on tegelikult hästi igavikuline ja et vahel on vaja rääkida ka teemal, et kas minu elul üldse on mõtet, kui see on nii kurb, et tegelikult ka sellistel teemadel on vaja noortega rääkida ja muidugi pidada silmas kogu aeg seda, kuidas öelda, siis tasakaalu momenti,
et rääkida mitte selleks, et teha inimesed kuidagi veel rohkem katki, vaid rääkida selleks, et ikkagi seda hinge tervendada nii õõnsalt, kui see ka ei kõla. Eerik, kirjutad alla suures osas sellele, et rääkima peab kõigest, aga... Just see kuidas küsimus oli mul endal ka, et ma oleks peaaegu sama asja rääkinud. Ma tahtsin veel välja tuua võib-olla just selle visuaalse poole ka, et eriti praegu see, mida me visuaalselt kujutame, lihtsalt on, minu alati on olnud väga palju tugevam kui see, mis on näiteks kirjapildis, et just, et see vastutus selle ees, ma just mõtlen lavastaja positsioonilt ka, et kui ma midagi lavale toon ja et siis, kui see tekitab mingisugust traumat inimestes, et siis see on minu vastutus või kuidagi, et tunda, et kõik, mis siin laval on praegu, on minu vastutus, et muidugi võib, et peakski vist rääkima kõikidest teemadest. Ma arvan ka, et ei ole ühtegi teemat, millest ei peaks rääkima, aga kuidagi, et alati vist meeles hoida seda, et ma vastutan ka kõige selle eest, mida ma näitan ja kui keegi saab sellest kuidagi haiget või kui see kedagi lõhub, siis see mingis mõttes on minu vastutus või ma kuidagi, mul endal on see hästi oluline mingi printsiip. Jah, see on tõesti väga oluline teema, et ma ka sellistel teemadel alati meenub mul Finn Poulsen, kes on siis Rootsist pärit, kuid Taani juurtega lavastaja, kes on ka siin teatris teinud 2 lavastust ja kes tõi ka alati selle välja, et kõikidel teemadel võib ja peab rääkima lastega, küsimus on ainult vahendites, et loomulikult me peame valima vahendeid, kui me räägime näiteks alkoholi teemadel ja tahame seda rääkida 3-aastasega, eks, et siis me peame valima vahendeid, mismoodi me seda teeme, aga küll oli ta seda meelt, et kindlasti ei maksa seda teemat vältida, sest lapsed elavad kõikide nende sündmuste keskel. Nad elavad alkoholiprobleemidega perekonnas, nad elavad seal, kus nad puutuvad kokku, eks ju, lähisuhte vägivallaga, et kogu see teemade spekter, mis puudutab täiskasvanud inimest, see puudutab täpselt samamoodi last ka, aga tema näeb seda oma mätta otsast. Ja tal on teinekord vaja just seda ventiili, et ta saaks kas või ennast lahti rääkida või et need etendused, mida me mängisime Finn Poulseni lavastusena, siis seejärel me kohtusime lastega ka või et me võtsime lapsed saali tulles vastu, mängisime etenduse ära ja kui nad välja läksid, et siis need sellised ventiilihetked, et seal oli lavastuse pealkiri oli Suur ime, kus isa oli kodust ära läinud ja laps pidi seda kuidagi enda jaoks siis ära põhjendama või selle teadmisega elama, et need olid nagu nii kummalised ventiilihetked, kui laps tuleb pärast etendust, tuleb minu juurde, ütleb, et mul ei ole isa mitu nädalat kodus olnud, aga ta lubas, et järgmine nädal vahetus ta jõuab koju ja siis me läheme poodi koos. See oli mingi väike tühine asi, aga see oli talle nii oluline selle hetkel välja tuua ja sa nägid, et talle jõudis see teema kohale ja samas tal ei olnud nagu neid ventiilikohti olnud, kus ta oleks saanud nendest rääkida. Et ses mõttes, jah, mulle tundub, et see oli oluline teema, mida me saime praegult puudutada. Nüüd me oleme rääkinud sellest, et milliseid väärtusi teater võiks anda noorele inimesele ja millistest ta võib-olla mitte, et peaks hoiduma, vaid mille puhul ta peaks siis vahendeid valima paremini. Aga et vaatame korra, et sellele jutuajamisele mingit nagu uut vaatenurka anda või väikest lisatausta, et teeme korra ülevaate sellest, et mismoodi üldse üks noor inimene jõuab teatrisse, et milline on tema harjumuspärane teekond teatrisse. Ehk siis võtame kõigepealt väikelapsed, siis lasteaialapsed ja algkoolilapsed. Et ilmselge, et nende eest võtab vastutuse, millist etendust me läheme vaatama, nende vanemad kõigepealt, vanavanemad, lasteaias lasteaiaõpetajad, algkoolis klassijuhataja, aga et üldiselt on nende eest see otsus valdavalt ära tehtud, et seda etendust läheme vaatama ja millal läheme ja kus me piletid saame ja kõik on nagu nende eest korraldatud. Siis mingil hetkel võtame tõesti tinglikult, eks see on väga tugevalt individuaalne, aga et seal kuskil 13. eluaastast toimub nagu selline iseseisvumine.
ühel hetkel noorel inimesel tundub, et ta tahaks ise oma asju korraldada. Ta tahab ise otsustada, millisesse trenni ta läheb, siis vaatab, mis hetkel ta läheb sinna, millal see toimub, millal ta läheb kinno, millal ta läheb sõpradega kuskile lihtsalt aega veetma, aga ta tahab ise otsustada ja millegipärast see periood on siis nii statistiliselt välja tuues ka see periood, mil noor inimene kuidas siis öelda, võõrandub mõneks ajaks teatrist. Ja see periood võib siis kesta seal, ütleme, võib-olla 17. eluaastani, võib-olla 18. eluaastani, mõnel võib-olla jääbki kestma, aga et üldiselt, nagu me teame, eestlane on teatrit armastav rahvas, et täisealisena tullakse uuesti jälle teatrisse tagasi. Et mõtleme nüüd siis selle peale. Et kui see üldine väljakujunenud muster on selline, et kuidas me siis saame noort inimest kujundada. Et me soovime, et teater oleks vabatahtlik, aga me otsustame lapse eest, mida ja millal ta vaatama tuleb. Siis me soovime, et areneks noore inimese iseseisev mõtlemine, aga me tahame otsustada tema eest, millistel teemadel ta peaks mõtlema. Õpetajana ma võtan vastutuse, et me läheme vaatama seda Tammsaare lugu, sellepärast, et see oli meil kohustuslikus kirjanduses ja siis te saate mulle kirjandi kirjutada, eks. Aga et nüüd pisut intrigeerides seda teemat, et võiks küsida, et kas teater elab mingis oma mullis, on ta mingisuguses omas soovunelmas, millel ühisosa päris eluga on hõre, et kas teater peaks midagi oma suhtumises noorde vaatajasse kardinaalselt muutma ja kui siis mida? Selline pall nüüd õhku siia. Ma võib-olla alustaksin selle mõttega, et noorsootöös meil on hästi oluline noorte kaasamine. Et kui sa rääkisid sellest, et lapsevanem või õpetaja otsustab, et mida vaatama minna, siis võib-olla tasub küsida enne vaatama minekut, et mida sina tahaksid vaadata. Et valikus on näiteks praegu sellised etendused, räägivad nendel ja nendel teemadel, et mis sina arvad. Et kindlasti siis on ka võib-olla rohkem lapse enda huvi seda ka vaatama minna, et kui ta valib välja selle teema, et võib-olla ka teatri poole pealt siis uurida rohkem, et mis on praegu aktuaalne noorte seas, mis on need teemad, mis kõnetavad. Et viimase aasta jooksul näiteks meie enda portaalis näeme, et on vaimse tervise teemad väga-väga aktuaalsed, neid kuust loetakse väga palju ja kui me küsime noorte käest, siis nad aina rohkem tahavad ka nendel teemadel rääkida. Ja mulle väga meeldis ka see, et kuidas peaks rääkima, et ka meie siis noorte infos vaatame seda, et võimalikult laialdaselt seda infot saaks jagada, et kas see on lihtsalt artikkel, on see video, on see hoopis webinar, kus noored saavad ise kaasa rääkida, saavad ise tulla saatesse, et see on väga oluline tegelikult noori endid kaasata. Ma ei tea, kas Maris tahab mind täiendada. Ja võib-olla just ma olen ise enda tuttavate peal näinud, et minnakse vaatama näiteks seda, millega on tõesti see endal lähedane side või siis näiteks keegi tuttav näitleja või siis samuti teatud ringkonnas on väga populaarsed just noorte enda tehtud näidendid. Et just seal on see kõige suurem side näidendi ja noore enda vahel. Jah, mulle tundub ka, et see võimalus valida ju ikka töötab. Pedagoogina te kindlasti teate, et alati inimene teeb parema meelega, kui tal valida, et kas sa teed selle kontrolltöö nagu punase või sinise pliiatsiga, ta peab selle igal juhul tegema, aga tal on parem tunne seda teha, kui ta on ise valinud, kuidas ta seda teeb. Loomulikult seal on piirid, et ma arvan, et 3-aastasele ei saa lugeda noorsooteatri mängukava ette ja paluda tal sealt midagi valida. Küll aga on üks asi, mis mulle tundub, et me kipume tegema ja näiteks selles konkreetses prooviprotsessis, mida me peagi alustame lähisuhtevägivalla teemadel, mul on samad dilemmad, et me tegelikult vist kipume alahindama
tegelikult noori inimesi. Mul lihtsalt endal üks lugu ja see puudutab ammust aega, mul vanem laps on juba suurem, enne seda, kui siin olid hoopis teised teatrijuhid ja kunstilised juhid, käisin ka Nukuteatris lapsega ja täitsa valisin tema vanusegrupile lavastuse ja ta oli vist tol hetkel 4 ja tulime seda vaatama, ta oli muidugi selles mõttes ilmselt natukene rikutud maitsega, et ta oli käinud vaatamas ka natukene vähem eakohaseid lastelavastusi teistes teatrites ja see oli tõesti lukulavastus ja muidu väga tore, aga minu 4-aastane ikkagi selle lavastuse keskel küsis, et millal päris inimesed tulevad ja millal nad midagi päriselt tegema hakkavad ja ilmselgelt mulle tundub, et tema jaoks see oli liiga tiitekas ja kindlasti lapsed on erinevad ja nii edasi, aga et tulles ringiga tagasi nüüd selle töö juurde, mis ma teen, et jaa, me võib-olla ka kindlasti puudutab ka seda, et me ise lapsevanemana kuidagi tahame võib-olla rohkem kaitsta ja mõelda, et äkki ikka on liiga vara, et kas 13-aastane ikka peab kuulma seal seda lugu, aga et tegelikult vist reaalne maailm on see, et 13-aastasena nad on kuulnud igasuguseid lugusid, näinud televiisorist igasuguseid lugusid, et võib-olla me ei peaks neid nii palju hoidma ja kaitsma ja samamoodi mulle tundub, et tegelikult Renate Keerdi suurepärast avastust, mille vanusepiir vist on 14+, tegelikult ma hea meelega tooks oma 9-aastas vaatama, ma arvan, tal oleks väga huvitav. Ja tavaliselt, kui küsida noorte käest, et läheme nüüd midagi vaatama, et mis see võiks olla, siis üks märksõna, mida öeldaks, on, tahaks midagi lõbusat näha. Aga mis asi on lõbus teie jaoks? Missugune etendus on lõbus? Mis teema võiks olla kõnetada teile, et on tore, on lõbus? Võib-olla seal ongi see balanssi tajumise küsimus siis, eks, et nagu sa väga hästi välja tõid, et me peaksime võib-olla rohkem andma vabadust, aga samas me ju peame ka mõtlema vastutustundlike kunstnikena ja lapsevanematena, täiskasvanud inimestena sellele, et kas on mingisugused põhilised asjad teemadena, mida me tahaksime noore inimeseni kindlasti viia, eks. Et need moodustavad nagu sellise põhja, mis jõuavad tagasi siis sinna väärtuste sõõri, millest me ennem siin alustasime, et temast kasvaks empaatiavõimeline, sotsiaalselt kaasamõtlev, aktiivne, julge inimene, aga teisest küljest tal peab olema ka see vabadus. See punase-sinise pliiatsi vahel valimisõigus olema. Et kuidas sulle, Eerik, tundub, et kas seal küsimus siis selles, et mis on kohustuslik ja mis on vabatahtlik, et peaks seal täiskasvanud inimene tõmbama ise mingisuguse piiri vahele või peaks laskma vabaks? Ma ei tea, mul on sellest natuke raske rääkida, kuna ma tunnen, et ma olen kuskil vahealas, et ma ei kvalifitseeru mitte kummalegi poolele hetkel veel, et mulle tundub see nii suure ja tähtsa teemana, et muidugi ma praegu vastaks intuitiivselt, tuleb leida mingi tervislik tasakaal, aga ma ju ei tea, mida see tähendab, selles mõttes, et ma pigem nõustun eelolevaga ja ütlen, et ma vist ei oska väga praegu või sellel teemal mingit arvamust võtta, kuna see on väga oluline ja ma ei tea, mis see ideaalne lahendus siinkohal vist oleks. Aga kindlasti jah, see alahindamise teema on hästi oluline, et mitte alahinnata ja võtta neid riske, et viia vaatama võib-olla just mingi klassijuhataja seisukohalt, et viia vaatama ka mingeid draamalavastusi, mis esmapilgul tundub, et äkki see on nende jaoks võib-olla kuidagi liiga pikk ja igav, sest et sageli see ei pruugi olla, sest et ikkagi eriti kuskil, kui juba minna kuskile põhikooli lõppu ja gümnaasiumi astmesse, et siis ikkagi üldiselt on täitsa ju mõtlevad inimesed kõik ja et tasub võtta neid riske, et valida neid. Ma ei tea, mul tuli lihtsalt esimesena mingi Draamateatri Ivanov, selline korralik pikk mitmetunnine lavastus, et tasub võtta neid riske, et mina selliseid asju vaatan. Aga kui me nüüd prooviksimegi rääkida just sellest vanusegrupist seal 13–17, see numbrid võivad ka teistsugused olla, aga võtame siis selle ea, kus noor inimene on
järsku avastanud, et kuulge, ma saan ise ka oma elu planeerida, ma tahan ise oma valikuid teha ja teater praegult nagu tema valikutesse enam ei kuulu. Et mida peaks teater selles olukorras nagu tegema? Mismoodi ta peaks lähenema sellele noorele inimesele? Et kas me peaksime teatri kui niisuguse, kui hoone järsku ümber disainima või? Et kui me mõtleme, et kuhu selles vanuses noor läheb pärast kooli, et miks me näeme neid palju, kõlab klišeen, aga miks me näeme neid kaubanduskeskuses või? Miks ta leiab üles kino väga ilusti? Ta leiab oma lemmikfilmi üles või mida ta tahab vaatama minna, ta saab sõbra sinna kaasa võetud, nad ostavad pileti, kõik toimib väga ilusti, aga mispärast teatrisse me sellist mustrit nagu üle kanda nagu nii lihtsalt ei saa. Et kas teater saab midagi omalt poolt nagu teha? Ma ei tea, kujundame selle mitte kaubanduskeskuseks, aga siin on mingisugused kvaliteedid, mingisugused tunnused, miks see inimene tahab siia tulla, mis asjad need peaksid olema. Jah, võib ka proovida niipidi läheneda, kuigi mulle tundub, et see on selline libe tee. Esiteks, miks noor ei osta ise piletit teatrisse, see on hästi palju kallim kui kinopilet. Alustuseks me võiksime teha seda, et kui noor inimene oma taskuraha eest tahab teatrisse tulla, siis tal võiks olla 50% soodustust näiteks võiks olla. Esimene asi, miks ta juba on see tal rohkem valikus. Ja kui tahta minna seda teed, mulle tundub, me ei ole veel sinna jõudnud, et kui tõesti me ühel hetkel jõuame sinna, et ükski 13-aastane enam teatri uksest ei sisene ja meil on vaja neid kuidagi hirmsasti tagasi meelitada. Ma mäletan kunagi minu kirjandusõpetaja, minu lemmikõpetaja üldse koolis, rääkis sellest, kuidas tema oma laps, tema suureks meelehärmiks ei hakanud lugema ja armastanud lugemist ja kuidas ta siis maksis raha iga Harry Potteri lehekülje eest, mis ta oli läbi lugenud ja see kandis vilja, selles mõttes ta luges raha eest selle esimese Harry Potteri osa läbi ja see oli täiesti nii huvitav ja siis ta luges kõik osad ilma rahata ja hakkaski laps lugema. Ehk siis, et jaa, ühel päeval võib kaaluda seda, et kui ükski noor vabatahtlikult ei tule, et siis me paneme Nublu ka lavale ja selles mõttes on vaja nagu peibutusi, eks ole. Et on mingisugused asjad, mis on noorte hulgas populaarsed ja me võime proovida neid kuidagi tabada ja kaasata muusikalisse kujundusse ja võimalik, et kui Nublu on laval, ikka tuleb noori inimesi rohkem, ma pakun küll. Aga mulle tundub, see on ka teistpidi libe tee, et kui me proovime väga palju nagu vastu tulla, mis enamasti ju väljendubki selles, et paneme natsa räppmuusikat ja räägime hästi palju jou, tšau ja teeme nagu nukid, et see lihtsalt ühel hetkel võib ka, kui seda teevad täiskasvanud inimesed, ma olen ise mänginud lastetükis küllaltki kõrge vanuseni, et see ühel hetkel mitte nii kaua kui Salme Reek, aga ikkagi ühel hetkel hakkab ka naeruväärse mõjuma, kui me hästi proovime kuidagi olla popid ja noortepärased, et jaa. Ja selle tajub noor publik koheselt ära, sest seda tagasisidet olen ma noortelt õpilastelt saanud, et põhimõtteliselt nii vanad inimesed hakkasid ju mängima seda jou stiili, et see ei sobi neile. Aga aeg-ajalt mulle meeldib ikkagi see, kui kassipojal nii-öelda võetakse turjast kinni ja torgatakse nina piima sisse, siis minu arvates see ikka nii palju on ka mõjutanud, kui seal õpetaja ütleb, et nii õpilased, et lähme teatrisse ja pooled ütlevad, et jälle ei viitsi, ei taha. Aga kui nad on ära käinud, siis on kõik rahul, enamjaolt, ja tahavad veel minna. Et nad on korra oma nina sinna piima sisse pistnud ja teavad, et vähemasti enamus neist, mis hea on. Pigem vist see on trikk selles, viimane asi, on selles, et kuidas me ei võta seda piima isu neilt ära enne. Ehk siis tegelikult selles vanuses, kus me viime neid sunniviisiliselt ja neil polegi enne raha, et piletit osta, ehk siis seal kuni 13. eluaastani. Ja ma arvan, see on hästi oluline, kui me viime neid enne seda vaatama midagi mitte väga head. Siis ju on ilmselge, kui sind selle natukene hapuks läinud piima sisse torgatakse. Et siis sul kaobki see isu ära, aga kui nad enne seda 13. eluaastat, võib-olla see on see minu optimism, aga et kui me enne seda saame neid piisaval korral teatrisse vaatama midagi, mis meid tõesti huvitab, siis ju võiks loota, et see huvi jätkub.
Erik, mis sa arvad, et sina just sellise alustava noore lavastajana, et ühelt poolt, nagu sa ka ise välja tõid, et sa oled veel nagu kahe vahel, et tegelikult sa saad rääkida nendel teemadel, mis sind ennast puudutavad, olles ise noor ja sa ei pea seda distantsi tegema, et kui mina tunduvalt kõrgemas vanuses hakkan noortele lavastust tegema, et siis ma ikkagi juba teen seda läbi filtri, kas läbi oma kogemuste, oma laste, eks, et ma pean otsima mingisuguseid muid teid, aga et kui ma mõtlen ka teie lavastuse peale, mida te siin meie teatris tegite, et materjalideks olid võetud muinasjutud, eeldus on, et nüüd te hakkate tegema mingisuguseid muinasjutte lastepäraselt, eks, aga see ei vasta ootusele. Et te olete lähenud täpselt sellele enda noore positsioonilt, mismoodi teie sellest teemast aru saate ja selle lahti mänginud, eks. Et seal ei ole nagu selles mõttes mingisugust võltsimist, mingisugust meeldida püüdmist, vaid tegelete teemaga. Et kas see on see asi, et ärge püüdke väliselt midagi siin disainima hakata, vaid tehke tükke, mis teil korda läheb? Ma usun jah ka sellesse, et kui ise hästi võtta mingisugune teema või siis materjal, minna sellega hästi süvitsi ja tõesti sellega tegeleda ja et unustada ära kõik see väline, et milline ta justkui peaks olema selle jaoks, et mulle tundub, et praegu on moes see ja moes see, et muidugi me elame kõik selles samas ühiskonnas, aga kui natuke see ära unustada ja pigem otsida seda just, et miks mulle ja miks sellele trupile siin ja praegu see materjal on oluline, siis ma usun, et juba sellel on mingisugune, ma ei tea, see võib-olla läheb natuke umbluuks, aga et see, kui me tegeleme kõik koos mingi ühe asjaga, sellel on mingi magneetiline jõud, mis tõmbab seda tähelepanu ka, et kui ma näen kõrvalt, et teil on siin huvitav olnud, et siis see, kui ma astun siia ise sisse, siis see pakub ka mulle huvi, et palju hullem variant on see, et kui hakata mingite väliste eesmärkide nimel nagu komponeerima mingisugust teost, et okei, et sellisel juhul, et ta peaks olema kuidagi ka seal põnev, et ta peab olema, et see peab olema see asi ja see, et pigem see unustada kõik ära ja tegeleda sellega, et aga mis mind ennast siin päriselt huvitab. Et just, et kui ennast huvitab, siis on see lootus, et huvitab ka teisi. Maris, kuidas paistab noore inimese perspektiivist, kui just vaataja perspektiivist, et mis toimub selles vanuses? Ma saan aru, et sinu puhul seda tagasilööki nii-öelda ei olnud, et sa oled läbivalt teatrihuviline olnud, aga kui sa proovid oma kaaslasi vaadata ümber ringi, et mis on need magnetid, mis tooksid või hoiaksid siis läbivalt inimese sõltumata east teatri juures? Ma usun, et võib-olla ka siuke seltskond, et kui teised lähevad, siis tuleb ka teised järgi. Aga samuti ka see, et ongi, et ei ole võlts, et on siuke ehe etendus. Ja võib-olla ka siuke, et kuidas seda on enne kirjeldatud üldse, et noor valib võib-olla rohkem, ma ei tea, siin treileri järgi või siis selle sisu tutvustuse järgi, et see peab olema tema jaoks juba piisavalt atraktiivne, et ta tahaks seda vaatama tulla. Nii, aga suur tänu teile, meie aeg saab ümber, eks meie peamine soov oli mitte defineerida kõikvõimalikke vahvate, tarkade lausete ja mõtetega kogu seda teemat ära, et need asjad on niimoodi, panna punkt ja siin on lahendused, vaid pigem intrigeerida mõtlema, anda mõtlemisainet, et mismoodi me üheskoos saaksime noorele inimesele anda neid kvaliteete, et temast kasvaks siis empaatiavõimeline, esinemisjulge inimene, kes on sotsiaalselt aktiivne ja konstruktiivselt mõtlev. Niisiis, aitäh teile kõikidele! Aitäh!